Tere tulemast sotsiaalse innovatsiooni podcasti, et oleme siis teisel salvestusel ja täiesti ootamatult võib-olla ka kuulutasime eelmine kord välja, et pakkuge palun podcastile nime ja me saime endale nime. Podcasti nimi on nüüdsest Mõjulood. Läks selles mõttes huvitavalt, et see pakkumine tuli anonüümselt, et me ei saa kedagi spetsiaalselt kiita. Et aitäh teed sellise ägeda nime meile pakkusite, et edaspidi siis on podcast nime all Mõjulood. Mina olen endiselt Elo Kudjet Kodanikuühiskonna Sihtkapitalist ja täna on meil külaliseks Triin Kübar Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudist, riigiteaduste doktorant ja sotsiaalse innovatsiooni uurija, pikki aastaid juba erinevates projektides. Et tere tulemast siis. Tere, tänan pika ametinimetuse välja hääldamise vahvast. Jaa, selleks, et kuidagi saaks natukene lihtsamalt peale hakata, me oleme teinud esmaseks tutvustuseks siis, et osaleja saab ise öelda 3 huvitavat fakti iseendast. Mis sind iseloomustab, mis on need toredad asjad? Võib-olla selline killuke, et esimese hariduse poolest ma olen hoopis ajakirjanik suhtekorraldaja ja töötanud ka reporterina ajalehes. Aga mis oli väga inspireeriv ja avas selle ühiskondliku kirju pildi minu jaoks. Aga võib-olla mõne aja pärast ma siis taipasin, et rutiinselt ainult probleemide ja skandaalidega tegeleda on väga väsitav. Et siis teise faktina võib tuua, et mingi hetk hakkasin siis järgi mõtlema, kuhu ma elu siis sihtida tahan ja läksin Londonisse magistrikraadi tegema. Ja sealne magistrikraad on sotsiaalsed muutused läbi hariduse, sellisel teemal hoopis. Ja elu juhtus nii, et jäin sinna 15 aastaks pidama. Et läksin korraks, aga jäin pikaks. See on vist mingisugune ilus komme, et Londonis hästi kaua olla, mitu tuttavat ka. Aga jah, mul on väga rõõmus, et ma olen oma tee Eestisse tagasi leidnud, et nüüd ma olen siin 4 aastat olnud ja Tallinna Ülikoolis. Et tunnen, et see nüüd ongi minu koht, kus ma saan midagi päriselt ära teha ja oma panust anda. Väga inspireeriv, et mulle on alati mõelnud, et ajakirjaniku töö võiks olla jumala lahe, aga sa tõid selle riskikoha ka välja, et kogu aeg olla skandaalide nurga peale ei pruugi olla maailma kõige tervislikum. Et see ongi teadlasena on suurim rõõm sellest, et inimesed ikka harilikult tahavad sinuga rääkida. Et ajakirjanikuna oli see väga keeruline, et kõik ei olnud rõõmsad sinuga kohtumisel üle. Väga kena. Aga nüüd meie teema on ikka sotsiaalne innovatsioon. Ja kui eelmine külaline meil oli siis praktiliselt ja igapäevaselt tegemas neid asju ja aitamas neid, kes sellel põllul toimetavad, siis sina uurid, sina vaatad, kuidas sa defineerid sotsiaalset innovatsiooni? Jah, et akadeemiliselt on sellele mitmeid erinevaid lähenemisnurki ja kategooriaid ja väga põhjalikult saab võtta, aga võib-olla ma panen enda sõnadega. Et minu jaoks sotsiaalne innovatsioon on lahenduste loomine ühiskondlikele probleemidele ja seda siis vastandina võib-olla sellise tehnoloogilistele lahendustele. Et muutuseks võiksid tulla ühiskonna enda seest, et siin on oluline omavaheline koostöö siis kas kogukondade ja riigi ja erasektori vahel, et see koostöö on väga oluline, et muutused ei tuleks ülevalt alla, et keegi ei ütleks, kuidas õige on ja kuidas elama peab, et olekski selline koosloome ja kodanikuühiskonna täpselt toimimine, et inimesed tuleks kokku ja ütleks, mis nad tahavad ja aitaks asjadel ise korda minna.
ja innovatsiooni selline eesmärk on, et see ei oleks siis selline ühekordne üritus, vaid et need muutused siis saaksid ikkagi süstemaatiliseks ja püsivaks. Et võib-olla ülikooli poolt oluline on, mida me väga promome, et selliseid algatusi ja muutusi ja koosloometalgusid võiks teha, aga mille peale võiks rohkem mõelda, on selle mõju mõõtmine. Et ise ka lõpuks aru saada, et kuidas see muutus tuli ja miks ta toimis ja et oleks selline tõendusmaterjal ka asjal taha. Et muutused ei oleks ainult õnneks minemise taga, vaid et oleks selline süstemaatilisem mõtlemine seal küljes ka. Kui ma enda jaoks praegu nüüd püüan natukene, siis ühest küljest on lihtsalt, et head ideed ja kogukondlik algatus, eks ole, koostöös. Aga et oluline on siis see, et see muutus ei algaks ülevalt alla, vaid pigem alt üles, seal, kus on mure, seal, kus on vajadus, et sealt hakkavad asjad liikuma. Täpselt, et osapooled saaksid kokku ja saaksid üksteisele silmast silma vaadata. Tavaliselt öeldakse, et selleks, et lihtsustada võimatult ära, tuleb teha vanaema test. Kuidas sa oma vanaemale selgitad, millega sa tegeled? Jah, eks ta ongi selline ühiskondlike muudatuste või ühiskondlike probleemide lahendamine läbi nende sotsiaalse innovatsiooni meetodite. Väga hea. Selle ma isegi suudaks meelde jätta ise ka. See on tegelikult väga hästi. Kui nüüd vaadata seda teekonda, et kuidas sina jõudsid sotsiaalse innovatsiooni juurde, et kas sa ise panid mingisuguseid verstaposte tähele, et kus see alguse sai ja kuidas sa tunned praegu nagu selle juures? Jah, seda mõistet ma olen sellega töötanud nüüd viimased aastad, aga selline ühiskonnaelu ja ühiskonna toimimise vastu huvi on mul olnud ajakirjanduse aastatest saadik. Ja magistrikraad on ka selliste ühiskondlike muutustega seotud, et eks ta on järjest ehitanud nagu kivi peale. Ja ülikoolis ma alustasin teadusassistendina, et alguses oligi selline assistenditöö, et ma kogemata juhuse tahtel sattusin siis sotsiaalse innovatsiooni temaatikaga tegeleva professori juurde ja assistenditöö juures mind see teema hakkas kohutavalt paeluma, nii et ei võtnud sugugi kaua, kui ma võtsin ennast kokku ja doktori õppesse ka andsin avalduse sisse ja kirjutasin plaani valmis. Kas see doktori teema on ka seotud sotsiaalse innovatsiooniga? Just, et see on sotsiaalne innovatsioon maapiirkondades selline üldisem. Ma tundsin, kus see puudutas mind eriti. Et võib-olla mis minu doktoritöö puhul on eriti huvitav ja minu enda jaoks tohutult põnev, on see, et kui harilikult doktoriõppesse võetakse noorem teadurit, kes kirjutavad enda sobival teemal sellise uurimistöö kava, mis on võib-olla mõnikord rohkem teoreetilisem, siis minu doktoritöö materjal tuleb väga konkreetselt praktilistest projektidest, kus me käime väga palju kogukondades ja maapiirkondades inimestega rääkimas, töötame välja sotsiaalse innovatsiooni eksperimente või piloote, et see on nagu tohutult põnev, et sageli ka väga keeruline, et kogu seda praktilisust ka sellise akadeemilise poolega kokku lõimida, aga see on tore teekond. Ma tunnen, kuidas mul oleks vaja siin Mulgimaale kohe nüüd, eks ole, et sa neid eksperimente seal välja töötaks, absoluutselt, väga lahe. Enamasti kõik asjad jõuavad meile kuskilt välismaalt, et ma kahtlustan, et see sotsiaalse innovatsiooni teema on ka meieni jõudnud rahvusvaheliselt, et mis laiemalt toimub, mis Euroopas või maailmas toimub, et kas seal on see sotsiaalne innovatsioon kuidagi eriti kõrgel, hoitakse seda lehvivat lippu või oleme meie siin juba Eestis teistest pika sammuga ette jõudnud? Et mujal maailmas eks ta ole väga erinevatel tasanditel, et ta selliseks
populaarsemaks on saanud, ütleme viimased kuskil 10 aasta jooksul ja sageli on see läbi sotsiaalse ettevõtluse prisma, et Lõuna-Euroopas on sotsiaalne ettevõtlus väga levinud ja sellised kogukondlikud ettevõtted, aga samas teisest prismast vaadatuna on ka kodanikuühiskonna algatustena, kus on ka sotsiaalse innovatsiooni ettevõtmised sees, et see on väga erinev. Aga kindlasti on Eesti tõusuteel, et ei saaks öelda, et kuidagi oleme maha jäänud või sörgime kuskil sabas. Et Euroopa tasandil on tugevaid rahastusprogramme ja Eesti on korralikult esindatud, et on endale sealt rahastuse koju toonud, et selle kaudu siis saab seda temaatikat arendada rohkem siis just sotsiaalse innovatsiooni kompetentsikeskuse projekt näiteks, mis on väga paljud osapooled kokku toonud, et sellest rääkida. Ja kus on ka koostöö kokkulepe sõlmitud, kus oli ka erinevatest valdkondadest inimesi projektiväliselt, kes kirjutasid alla, et jah, et see on Eesti tasemel on prioriteet ja sellega me tegeleme. Sa ütlesid Lõuna-Euroopa, mulle tundub, et seal on see La Familia ja külakogukond ja see kõik on kogu aeg nagu hästi kultuuriliselt olnud seal tugev, eks ole, ja kui Prantsusmaal, kui midagi on, et kõik on kohe tänaval, eks ole, et seal see kogukonna algatus toimib kiiresti. Kas Ida-Euroopas, kus vahepeal nagu juuriti kõik välja, mis välja juurida andis, kas nagu nii-öelda teadlase pilgu läbi on ka täitsa oluline erinevus nagu siin kuidagi sellisel algatusvõimel ja sotsiaalsel liikumisel? Mõnevõrra võib märgata küll, et seda võib-olla eriti linnaühiskonnas, kus oodatakse, et riik minu probleemid lahendaks. Et kui me oleme maapiirkondades käinud, et siis seal on selline kogukonna tunne on ikka tunduvalt tugevam. Et ma olen kohalike talunikega pidanud vestlusi ja selgitanud neile ka täpselt, et mis asi see sotsiaalne innovatsioon on. Siis nad ütlevad, et aga see kehtib siin ju aastasadu. Et kui ma näen, et naabril on mure, siis me koos lahendame. Kui ma teen enda ettevõtte, siis ma teen sellise ettevõtte, et terve küla sellest mingit moodi ikka kasu lõikaks. Et see on selline mõtteviisi küsimus. Mis võib-olla Eestis pisut problemaatiline on selle sotsiaalse innovatsiooni sõna sotsiaalne. Et see siis ajab pisut võib-olla segadusse, et kas see kuidagi sotsiaalabiga seotud või et see võib-olla tekitab inimestest sellist tõrksust, et sotsiaalne ettevõtlus ka, et mis see siis tähendab. Vanematel inimestel sotsialistlik tuleb, hakkab kohe läbi kajama. Just, et sellele tekivad allergilised reaktsioonid. Et oleme mõelnud, et kas saaks kuidagi teistmoodi sõnastada, et sotsiaalse ettevõtluse asemel kasutada väljendit mõjuettevõtlus aga need diskussioonid nagu on sellised jätkuvad, et teavitustööd on kindlasti vaja edasi teha. Kas rahvusvaheliselt on ka mingisuguseid võrgustikke või organisatsioone, kes seda suurt sotsiaalse innovatsiooni trummi nii-öelda rohkem löövad või eest veavad? Et sotsiaalse ettevõtlusel on väga tugevad võrgustikud. Et seal, eriti muidugi ma tean akadeemiku seisukohast, et kus on uurimisgrupid ja milliseid üle-euroopalisi uuringuid tehakse. Et võib-olla selliste algatuste koha pealt on inimesed riigiti ikkagi üksiküritajad, et praegu siis läbi selle sotsiaalse innovatsiooni kompetentsikeskuse hakatakse looma selliste näidiste varamuid või nii-öelda case studies või selliseid infokogumikke, et inimesed ka riikidest koha pealt, kellel mingi mõte on millegagi tegeleda, et siis oleks koht, kus vaadata, et mis siis teised teinud on. Et loomulikult, et kontekstid riikides on väga erinevad, aga tore on, kui selline koht, kuhu siis mõtete kogumiseks minna. Kas oskad mõne riigi välja ka tuua, kus nii-öelda natukene edumeelsemad või natukene kaugemale jõudnud on kui teised, et eeskujuks nii-öelda võtta? On ka siis teadustöö poole pealt või siis selle sama võrgustiku arengu poole?
no Itaalias on väga-väga tugelik sotsiaalse ettevõtluse temaatika poole pealt näiteks. Väga akadeemiliselt väga huvitavaid asju kogukonnatöö ja sotsiaalse innovatsiooni vallas tehakse Iirimaal ja Šotimaal, kus on ka sellised maapiirkondade teemad. Et jah, et kui linnastumise probleem, et kuidas siis paremini hoida rahvast maal ja kuidas lahendada nende kinnisvara küsimusi või tööhõive küsimusi, et seal on väga põnevaid näiteid. Mulle alati meeldivad mõte, et soojale maale tuleb minna õppima. See on ilmselt põhjamaalaste mingisugune murekoht kõigile. Ühest küljest tundub ju nagu loomulik see, et nagu sa ütlesid ka, et külakogukond lahendab oma probleemid niikuinii ise ära lõpuks, sest et teab, et keegi ei tule appi. Et kui see ühest küljest tundub nagu hästi loomulik, siis miks seda kõik ei kasuta, nagu see koht, et sa oskad tuua välja, nagu, mis teadlase silma paistab, et mis on põhilised kitsaskohad või mis need piirangud on, miks seda rohkem ei kasutata sellist ühistegevust? Eks ole võib-olla inimeste loomus ka, et ikka seisaks enda eest, võib-olla on küüned enda poole või et oleneb. Või ei ole sellist teadmist või julgust või on leivalauale toomisega nii palju tegemist, et ei ole aega mõelda, et kuidas ühiskonna muid probleeme lahendada. Et eks need ole sellised väga praktilised põhjused. Et alati tundub, et on vaja sellist ühte visionääri kogukondades või säde inimest, kes või mingit kindlat üritust, et oleks põhjust kokku tulla, sest et tegelikult kaasa tullakse hea meelega, aga selliseid sütitajaid, neid on alati vaja. Okei, kas me saame neid kuidagi õpetada? Kuidagi neid üles leida? Kindlasti, jah, need inimesed on olemas ja mulle tundub, et nad leiavad oma tee hariduse poole pealt ka, et kõikides Eesti kõrgkoolides mingi nurga alt on sotsiaalne innovatsioon esindatud, kas siis rohkem äri poole pealt või kogukonnatöö poole pealt või teenuse disaini poole pealt, et see on kindlasti olemas. Ja järjest rohkem tekib ka selliseid avatud õppematerjale, et kui ei jõua ülikooli astuda, sõita, endal on tööga kiire, siis tegelikult neid materjale on päris palju, mida omal ajal uurida ja mõtteid ammutada. Okei. Kas peaks mingisuguse rahvaülikooli programmi tegema või et kuidagi jõuaks laiemalt see asi? Ise endale mulle tundub nii kasulik nagu see kõik, eks ole, et mida ma praegu näen, nagu meil on ju valimised lõpuks kohalikud, eks ole. Et hästi paljudel kohalikel omavalitsustel on sama mure, mis ilmselt kõiki riikidel raha põle, aga nii-öelda omavalitsus võiks ju ka tõsta käe öelda, kuulge, kas keegi tahaks aidata meil lahendada neid probleeme, aga nad ei tee seda. Me ei ole üle ühtegi omavalitsust nii-öelda kohanud, kes oleks öelnud, et tulge appi kogukonnad, et see on mingi Eesti värk või see on ka nüüd laiemalt rahvusvaheliselt igal pool sama see mure? Eks ta ole laiemalt kindlasti, et eriti väiksemates omavalitsustes, kas ei olegi seda ressurssi või ei ole seda teadlikkust, et üritatakse ikka toimida ja teha oma ülesandeid oma võimete kohaselt, aga võib-olla sellest alati ei piisa. Et Eestis jah ei ole sellist nii-öelda mõjuinvesteeringute kultuuri või et on väga harjutud, et riik pakub kõiki teenuseid, et ei ole veel sellist mõtteviisi, et tegelikult oleks võib-olla lihtsam sisse osta. Et see, aga see on selline pikk protsess, et see mõtteviis pisut muutuks. Ilmselt küll, jah. Siin on üks koht, nagu, kus mõjutada. Et samamoodi, kui kas kogukonnad ise on valmis panustama ja mingeid asju üle võtma? Ma isegi, olles päris hulk aega ühe maakonna arendustegevustega seotud, et siis ma näen, et nagu seal nii-öelda selle hõbemajanduse poole peal, ehk siis vanuritega, hooldusteenustega, seal nagu kogukonnad juba toimetavad. Noorte poole peal veel mitte nii väga näiteks, eks ole.
aga kindlasti oleks palju rohkem koostöökohti näiteks omavalitsusega, kus ka asju teha. See on nagu hästi-hästi huvitav, jah. Kas teil on ka plaanis siin Tallinna Ülikoolis teha mingisugune selline programm, mis puudutaks just omavalitsuse nii-öelda uue vaate kuidagi tagant torkimist? Ma ei oska seda teistmoodi väljendada. No viimased mõned aastad on see täiesti toiminud ka, et ülikoolis on kohaliku omavalitsuse mikrokraadi programm. Okay. Et on täiesti olemas, et varasematel aastatel, et on rohkem Põhja-Eestiga seotud olnud, et meil on olnud partnerid Rae vallas, aga hetkel seda avatakse laiemalt ka. Et eks seal ole muid omavalitsuse temaatikaga seotud praktilisi küsimusi ka, aga sotsiaalne innovatsioon on seal kindlasti tugevalt sees. Ja nüüd on välja arendamisel ka uus, kus oleks ka nii-öelda riigikaitse teemad oleks ka lisaks juurde tulnud, et vastavalt siis muutuvale maailmale. Mis elu praegu peale tulnud, äärmiselt huvitav. Ma tahaks seda rahvusvahelist nurka kuidagi veel jätke puudutada. Kui üldiselt tulevad kõik trendid meil Ameerika maalt, kas see on euroopaliku algatusega asi või on see ka Ameerikast meile jõudnud, see sotsiaalse innovatsiooni teema? See on ikka pigem Euroopast, ma ütleks, jah. Sest et Ameerikast on äri seisukohtadelt pigem rohkem. Või kui rääkida, kui kontinendist, siis sotsiaalne innovatsioon temaatikana Kanadas näiteks toimib, kus on lahendatakse kogukondlikke probleeme seal pärisrahvastega, kes seal elavad ja kes on võib-olla natuke eraldunud eks sedale erinevalt. Aga seda ei saa välja tuua, sest et sellise vastandusena ma ei tooks. Et paljudes riikides tehakse midagi. Selles mõttes ongi ilmselt teadlaste võimalus midagi kokku võtta ja metoodikaid ühendada ja see tuua see heade andmete või heade näidete baasid, eks ole, kohale tuua, eks ole. Kui Eestit ja maailma natukene veel võrrelda võib-olla, siis kas on mingi asi, mis Eestis kuidagi eriti hästi töötab ja näiteks seesama itaallastel ei tule nii hästi välja kui meil või sihukest asja ei ole olemas? Mis mulle Eesti puhul meeldib, mis kehtib paljude elualade puhul, et tegelikult see, et me oleme nii väiksed, on meie kasuks. Et kui me oleme näiteks Saksa sotsiaalse innovatsiooni ekspertidega vestelnud, siis neil on väga keeruline saada oma temaatikaga näiteks kuskile ministeeriumi jutule või kui riigid on tohutu suured, siis kuidas praktiliselt neid osapooli ühe laua taha kokku tuua, kus on bürokraatlikud protsessid väga keerulised, kuidas üldse saada õige ametniku uks lahti. Et see on teistes kohtades väga palju keerulisem, aga Eestis on see ökosüsteem väike ja koos toimiv. Ja ei ole probleem tõsta telefon ja helistada vajalikule inimesele. Või kui sa ei tea, kes on vajalik inimene, siis küsid sõbra käest ja see vastus selgub ruttu. Et sotsiaalse innovatsiooni kompetentsikeskuses meil on ka nii palju partnereid kokku tulnud, et seda koostööstrateegiat arendada. Et võib-olla teistel partneritel vastutab selle sotsiaalse innovatsiooni kompetentsikeskuse arengu eest näiteks ainult ministeerium või üks mingi agentuur või üks ülikool, siis meie puhul on suur pluss, et nii palju erinevaid osapooli on kokku tulnud, et kindlasti sellest tekib selline suurem sünergia ja ideede rikkus. Kas me saame kuskil mingil hetkel öelda, ma arvan, et tehke nagu meie? Võimalik. See oleks hästi vahva muidugi, kui selline asi juhtuks. Kas sul on omal mingi lemmiknäide, olgu see siis maailm või Eesti, kus see sotsiaalse innovatsiooni asi on nagu jube lahedalt toiminud?
ma usun, et sellest äkki keegi Eestis kindlasti on kuuldud ka, aga minu suurimaid lemmikuid on Wonki manoloometalgud. Et see tekkis ka ühe sellise europrojekti toel, see arendati välja, aga ta on tohutult edukalt käima läinud ja juba mitmeid aastaid toob Lõuna-Eestis inimesed kokku, kes tegelevadki, võtavad selle aja, sest et seda aega kindlasti ei ole lihtne leida, et tulla 48 tunniks kokku ja arutada süvitsi väga ennast puudutavate probleemide üle. Ja kus kui mõnikord on häkatonid sellised, et kleebitakse pabereid seina peale, aetakse juttu, aga tulemit ei ole, siis Võrus on tulemused ka. Et on konkreetseid projekte, koolitoidu näiteks uuendamine, mis neil oli. Ja seal on erinevaid näiteid ja et on ka kohalikud omavalitsused juures, et ei jää sellised teemad kuskile rippuma, et arutatut ei unustata ära, et see nagu päriselt toimib. Ja seal on selline käsiraamat ka, et kui me välismaal käime, siis me alati uhkusega anname seda teistele edasi. Okei, see häkatonil on oma käsiraamat õige muidugi. No näed, meil on mida õpetada küll Euroopale, nii et vähe ei ole. Kui nüüd peaks visiooni looma, vaatame ette 10 aastat, et siis aasta 2035 lõpuks, milline võiks olla Eesti sotsiaalse innovatsiooni ökosüsteem ja mis siin üldse ägedalt toimub? 2 aastat tagasi Tallinna Ülikooli ilmus Eesti sotsiaalse innovatsiooni ökosüsteemi raport. Ja sealt selgus, et ökosüsteem on meil täiesti olemas, et sotsiaalset innovatsiooni tehakse erinevatel tasanditel, aga kindlasti tõi see välja ka kohti, et on kuhu edasi arendada. Et näiteks võiks olla riiklik sotsiaalse innovatsiooni strateegia. Omavahel need tugistruktuurid ja rahastusmehhanismid võiksid olla olemas ja omavahel seotud, et selline sotsiaalse innovatsiooni ettevõtmised ei oleks ühekordsed ja projektipõhiseid, vaid oleks kauglema ulatuvamad ja pikaajalisemad. Minu isiklik unistus on, et kohalikes omavalitsustes võiksid olla sellised koosloomekeskused, et kas siis punkimonolaadselt, et ei jääks ühekordseks ettevõtmiseks sellised talguvormis, vaid et oleks kodanikud haaratud süstemaatilisemalt omavalitsuste tegemisse. Isiklikult, kui maapiirkondade sotsiaalse innovatsiooni uurija, siis ma näen, et maapiirkonnad oleks kindlasti ka edaspidi ja rohkemgi veel sotsiaalse innovatsiooni katseväljad, et saaks katsetada erinevaid lähenemisi ja proovida üheskoos maapiirkondade muredele lahendusi leida. Ja kui sotsiaalne innovatsioon hetkel on enamjaolt kõrghariduses esindatud, siis ma näeksin, et tulevikus võiks see kindlasti laiem olla, et kindlasti on sotsiaalsel innovatsioonil koht kutsehariduses, kas ta võiks olla kodanikuhariduse raames keskhariduses, kahtlemata võiks, et see visioon on olemas, et ma loodan, et see näeb ka valgust kunagi. Väga lahe. See mulle kõlab nagu väga hea asi. Kui keegi tahaks kohe praegu alustada, mida sa talle soovitaks, kus ta peaks nagu ise alustama peale, et mis on, mida uurida, lugeda või kuhu poole pöörduda? Meie sotsiaalse innovatsiooni kompetentsikeskuse eest väga hea on kodanikuühiskonna sihtkapital, et kindlasti on sinna ka juba koondatud materjale, eestikeelseid materjale, et oleks lihtsam kuskilt start leida, aga internetist kahtlemata leiab ka. Et lihtsalt selle otsingu sõna järgi juba tuleb välja raamatuid, tuleb välja kodulehekülgesid, et pigem võib materjali olla liiga palju. Okay. Et siis on põnev surfata ja leida, mis ennast kõnetaks, et just mis nurga alt, et kellel on ettevõtluse huvi, kellel on rohkem kodaniku aktiivsuse fookus, et on põnevaid materjale. Kas sul on mingid paar kanalit, mida sa ise
püsivalt jälgid selle teemaga seoses? Mulle jah, pigem jooksevad sellised akadeemilised kanalid kätte, kus on sotsiaalse ettevõtluse liit EMS ja sotsiaalse innovatsiooni uurimisgrupp ISIRK ja sellised tähekombinatsioonid, et endal mul on rohkem selline akadeemilisel huvi, et kus lugeda täpselt juhtumi uuringuid, et mis mujal riikides hetkel toimub ja mõnikord ka konverentsidel kokku saada ja näost näkku kolleegidega suhelda. No, lõppu tahan kannisti küsida, et see ökosüsteemi uuring oli paari aasta vanune on ja ma tean, et te tegite sel aastal ühe sellise vajaduste uuringu veel. Kas sellist ökosüsteemi uuringut kavatsete regulaarselt toimetada mingisuguse sammuga edaspidi ka? Jah, kahtlemata, et sotsiaalse innovatsiooni kompetentsikeskuse üks tööülesannetest ongi meil selle ökosüsteemi uuringu uuendamine. Väga palju paari aastaga muutunud ei ole, aga me soovime seda teha ka ligipääsetavamaks laiemale lugejaskonnale, et võib-olla lisada juurde rohkem visuaalseid materjale, et teha puust ja punaseks. Okay. Aitäh, Triin! See oli praegu väga tore ja inspireeriv vestlus. Lõpetuseks siis, et vaadake meie podcasti Mõjulood. Me oleme Šveitsi Eesti koostööprogrammi käepikendus, sotsiaalse kaasatuse toetamine on siis selle programmi nimi ja vaadake meie podcaste, vaadake meie veebilehte. Aitäh!